Tere, hea Kihelkonna kandi rahvas. Mul hea meel öelda kõigile tere tulemast täna siin kaunis Kihelkonna rahvamajas. Me oleme jõudnud teise sellise kena kokkusaamiseni, mille sihtasutus Turvaline Saaremaa, Raadio Kadi ja ajaleht Saarte Hääl nädal tagasi Orissaare rahvamajas käima lükkas. Ja ma ei ole nüüd hakanud täpselt üles lugema, et kus nüüd rohkem rahvast oli, kas Orissaares või täna siin, aga ma arvan, et need tõsised teemahuvilised on täna ikkagi siia kokku tulnud. Ja mul on selles mõttes ka hea meel, et Kihelkonnal ilmselt on hariduse ja kultuuriga kõik hästi. Nendel kahel teemal me täna rääkima hakkame, sest just vaatasin üle, poe ukse taga oli tunduvalt vähem rahvast kui praegu siin. See on ka näitaja. Aga meie tänase kokkusaamise külalised, kui alustada minu poolt vaadates paremalt, siis Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm. Tere, just. Siis on meil siin Metsküla külaselt siis Tarli Tompu. Tere. Reinu Ratsatalu perenaine Anne Udeküll. Tere. Ja AS Luksusjaht juhataja Andres Toom. Ja loomulikult meil on täiesti juhuslikult kohal ka Riigikogu liige Kalle Laanet. Ja enne kui me laua taha külalistele sõna anname, siis Kalle, äkki sa räägid uuemaid uudiseid Riigikogu töömailt just, mis puudutab meil haldusreformi, selle haridus- ja kultuuri poolt ja mis huvi on sinul täna ka siin olla. Orissaares olid kenasti kohal, täna siin ka. Mis huvi Riigikogu liikmel selle kõige vastu võiks olla? Aitäh, tere õhtust minu poolt. Et mis huvi võiks olla, ma arvan, et huvi peab olema, mitte ei võiks olla, aga miks ma olen nüüd siis nagu juba teisel kohtumisel eelkõige sellepärast, et haldusreformi eelnõu on Riigikogu juhatuse otsusega saabunud Riigikogu põhiseaduskomisjoni laua peale ja põhiseaduskomisjoni juhuslikult juhin praegu mina ja et aru saada, millised on haldusreformi ka seoses mõtted, tunded erinevates piirkondades, erinevates valdkondades, siis sellepärast ma olen siin ja üritan kribida omale üles need tähelepanekud, et mida te arvate ja mis mõtted teil on, nii et see on nagu minu põhjus, miks ma siin olen. Ja kui rääkida sellest eelnõust veel natukene, siis me üritame seda eelnõud hästi põhjalikult ja kiirelt menetleda, kui hästi läheb, siis ehk on suve alguseks jaanipäevaks eelnõu vastu võetud. See on lootus, aga eks elu näitab, kuidas asi minema hakkab. Aga teile soovin aktiivsust. Aitäh. Aitäh. Ja nüüd siis meie tänased külalised, kõigepealt Janar Holm iseenesest, te olete ju Kuressaare poiss, nii et Saaremaa ja Kuressaare asjadega väga hästi kursis. Ma küsiks teilt sissejuhatuseks niimoodi, kas see, kui me võtame ette ühe reformi, tähendab seda, et see, mis praegu on natukene halvasti või on päris halvasti, kas hariduse poolelt vaadatuna on Eesti selle haldusreformiga nüüd pisut hiljaks jäänud või on see veel viimane hetk, kui me teda tegema peaksime? Ära tegema peaksime heas mõttes. Jah, et kui hästi või halvasti ma tean, mis täpselt Kuressaares toimub või Saaremaal, et seda ma arvan, et pigem ma väga hästi ei tea, et olles ikkagi pikalt nüüd lugesin kokku 6 kuud tagasi viimati Saaremaal, aga jah, just nimelt lugenud kogu aeg Saarte Häält, mis mul kodus käib või siis postil on õieti öeldes toob, et midagi tean, aga mis reformi puudutab, siis ma arvan, et reformi võib teha siis, tõepoolest on üks, et kui oled avastanud, et midagi on halvasti läinud, tark inimene teeb reformi siis, kui ta näeb, et võib tulevikus halvasti minema hakata. Ja väga tark inimene mõtleb kogu aeg seda, mida võiks paremini teha, et elu edasi areneks, et kas alati kõiki muudatusi reformiks nimetada on ise küsimus, aga see, mis et igal juhul on see, mis haldusjaotusega või selles vallas toimub, on kindlasti reformi väärt. Kas on hariduses hiljaks jäänud? Ma arvan, et lapsi tuleb õpetada sõltumata sellest, missugused on omavalitsuse piirid ja kindlasti saab hakkama ühel või teisel viisil, aga kindlasti aitaks ka koolivõrgu kujundamisele kaasa see, kui oleks ka omavalitsuste võrk palju tugevam. Aitäh. Me küsimusteni jõuame, ma ütlen kohe, kellel on juba... See on nii ja naapidi saab. Aga me teeme praegu seda pidi, et kõigepealt külalised räägivad, siis me hakkame pärast küsima, eks. Teeme me seda pidi.
Nii, Arli Toompuu Metsküla külaselts. Kas te olete seal oma seltsis isekeskis arutanud ka, et mis siis saab, kui meil on üks suur Saaremaa või ei ole päris üks suur, on kaks suurt Ida ja Lääne? Tere! Et me tegelikult Metsküla külaseltsis haldame ka sellist üksust kui Metsküla lastehoid, et meil on koha peal olemas siis MTÜ-na toimiv lastehoid ja eks ikka me oleme mõelnud, et kui võib-olla tuleb kunagi üks suurvald ja kas Kuressaarest vaadatuna see 12-lapseline lastehoid on hoidmist väärt või ei ole, et meil külas ja isegi ma arvan, et valla seisukohalt on see väikene, aga siiski väga hea lastehoid väga vajalik. Et kaugelt vaadatuna 12 on päris mõttetu number. No aga võib-olla te peate hakkame siis ka Kuressaare lapsi hoidma? Näiteks. Jah, et siin ongi nagu see vahe, et kas Kuressaares võime ka ju kõiki lapsi ka Saaremaal Kuressaares hoida ju, et siis ongi nagu see, et tänane variant on siis meie kohast vaja siis Kuressaarde sõita 40 kilomeetrit üks ots ehk 80 kilomeetrit hommikul ja 80 kilomeetrit õhtul, et eks see on ikka väike hirm, et see kõik viib koondumiseni. No ma olen aru saanud, et teil see lastehoid on seal nii hästi käima läinud, et sõltumata sellest, kas me tuleb üks suur Saaremaa või mingil muul moel, teie tegutsete seal ikka edasi? Tahaks loota, jah. Ja võib-olla kusagil teises Saaremaa otsas tullakse sama heale mõttele, et see põhimõtteliselt teie tegevust nagu ei sega, kui meil on üks suur Saaremaa. Jaa, aga ma arvan, et see, mille alusel me tekkisime, oli, et meie oli olemas Leisi vald, mida võib-olla enam, ütleme näiteks 5 aasta pärast ei ole, ja ma ei ole kindel, kas meie selts suudaks näiteks ühtsele Saaremaale või siis ka Ida-Saare vallale selgeks teha, et miks ja kas meil seda lastehoidu oleks vaja, kui me prooviksime alustada näiteks 5 aasta pärast. 2-3 aastat tagasi, kui me alustasime, siis me omas väikses vallas suutsime selle selgeks teha ja jah, me täna oleme väga edukad. Aga palju te praegu vallast üldse sõltute? Ikka, ma arvan, et meie eelarvest on üle 3/4 on vallapoolne toetuse, aga samas meie kulu lapsele võrreldes Leisi valla lasteaiaga on ligi veerandi võrra väiksem kui valla lasteaed. Selge. Anne Udeküll, ratsatalu pidamine, see on ühtepidi nii haridus kui ka kultuur või? Ma tahaks loota. Nii, kuidas teie näete oma oleviku ja tuleviku selle haldusreformi taustal või sees? No ma arvan, et see minu tegevust ehk ei mõjuta, et olenemata... Äkki läheb paremaks ikka? No ei tea, kas läheb paremaks või... Lootus on alati, et läheb paremaks. Rahva hulgast ütleb, et läheb paremaks. Aga juba praegu ju mina ju töötan nagu treenerina ja minu juures käivad üle Saaremaa lapsed, need ei ole ju kihelkonna lapsed, et selles mõttes minu jaoks ongi juba Saaremaa ühinenud. Et kui lapsed käivad Valjalast ja Laimjalast ja Kuressaarest, siis see on ikkagi päris suur ring juba. Ja päris palju kilomeetreid, ütleme ausalt. Väga treener ka. No tahaks loota, Aga olete isekeskis mõelnud ka, et mis siis võiks minna keerulisemaks, mis siis võiks minna kehvemaks, kui tuleb üks suur omavalitsus ja tuleb hakata käima rohkem Kuressaare vahel? Minu elu see keerulisemaks kindlasti ei tee, aga lastevanemate elu teeb ta kindlasti keerulisemaks. Kuna lapsed siiski väga palju sõltuvad oma vanemate majanduslikust seisust. Ja kui maal vanematel on vähe võimalusi teenimiseks ja nad peavad hakkama veel sõitma eraldi abipalumiseks suurde valda Kuressaarde või kuskile, siis see kõik on lisakulu maal. Et juba trenni tuues me kulutame, lisaks abi küsimiseks me kulutame metsikult palju, kas me üldse siis see abi enam midagi annab meile.
No kena oleks ju saada hakkama nii, et ei peaks abi küsima ei koha pealt ega Kuressaarest. No kahjuks see maal nii vist päris ei toimi. Ma tegelikult koha pealt sõna, et... Küsimusteni me jõuame, kannatust natuke. Kas te olete käinud ise palju kuskilt abi küsimas, et oma ratsatalu niimoodi püsti panna ja see püsti hoida? Palju te olete ise kuskilt abi käinud küsimas, palju te olete saanud seda? Väga palju ei ole, aga... Ei ole küsinud või ei ole saanud? Aga olen ka küsinud ikka 2 aastat tagasi, võtsin kokku ja küsisin Liidri projektist liivaplatsi rajamiseks raha ja sain ka liivaplatsi. Aga rohkem ma ei ole tõesti kunagi abi küsinud ja olen saanud ise hakkama. No võt, see ongi üks selline hea omadus ja hea oskus. Abi küsida oskavad kõik ise hakkama saada, on tükk maad raskem. AS Luksusjahi juhataja Andres Toom, öelge, kas teie ettevõtmistel on nüüd ees helgemad päevad või läheb keerulisemaks, kui me räägime sellest, et on üks ühine Suur Saaremaa? Tere õhtust Kihelkonna rahvale. Alati on meeldiv siia tagasi tulla. Olen ju oma esimese töökoha peale kõrgkooli alustanud just Kihelkonnalt. Paljud inimesed on tuttavad, soe tunne on teid näha ja vaadata. Mis puutub küsimusse, siis meie jaoks ei ole sellest otseselt, kui me räägime ettevõtlust ja tegevusest, siis ei ole see mingit vahet. Kui vaadata asjale laiemalt, et kui me räägime ka täna, et tootmises peab olema töö efektiivne, siis teistpidi, miks mitte ei peaks see efektiivne olema ka kohalikus omavalitsuses, kohalikul tasandil, ütleme siis nii kommunaalpoliitikute ja kommunaaltegevuse tasandil kui ka riigi tasandil. Ja võib-olla tasuks tähelepanu juhtida sellele, et kui siin oli see küsimus, et kas kohaliku omavalitsuste reform on jäänud hiljaks, siis ma ütleksin, et on väga hiljaks jäänud ja samas ka siin esimesele kõnele ütleksin, et tark näeb ette, millal probleemid tekivad. Eks see ettenägemine on nagu ta on. Oleks hea, kui näeks neid hetkel, kui nad on need tekkinud, sest ütleme ausalt, kohaliku omavalitsuste reformi on ära teinud enamus riigi ettevõtteid, enamus riigiasutust, kui me öelda, et kõik riigiasutused, ma ei hakka rääkima, eraettevõtted, need on samuti oma kohaliku omavalitsuse või piirkondlikud reformid ära teinud. Kahjuks on see ainult teenused on koondunud Kuressaarde, nagu inimesi ei ole. Kui ma mäletan, siin vallas olin, siis oli siin vist ligi 1000 inimest, täna kas on, tegelikult elab siin võib-olla 500 inimest selles vallas, et see on, eks neid surnud liikmeid on palju. Ütleb keegi. Ei, ma ei usu, et 700 on, sest et neid, kes ennast siia sisse kirjutanud on, et Vilsandil käia, et üldse Saaremaal käia, neid on ju enamus meie vallad on neid inimesi täis, nii et kui oli rahvaloendus, siis oli ju 10-15% vähem inimesi, kui neid oli tegelikult nagu hingekirjas. Et vahet ei ole, aga selleks, et elu oleks efektiivsem ka kõigil tasanditel, kui üks pereliige töötab eraettevõttes, seal nõutakse efektiivsust, kellast kellani käimist, pingelist tööd, siis ja igal inimesel on kindel töö, kindel tulemus, siis miks mitte seda ka pöörata tähelepanu kohaliku omavalitsuse tasandil, kuna on juba väga palju ka seadusi ja reegleid, mis näeksid ette, et võtame kas või sotsiaaltöö valdkonnas, et peab olema ju sotsiaaltöötaja lastele, täiskasvanutele, vanuritele eraldi. Siin vaadatakse kõikides asjast läbi sõrme, suures osas paljudes valdades käivad ju inimesed käivad linnast maale tööle, milleks siis? Jah, maalt käiakse linna, ma räägin vallavalitsusse, aga maalt käiakse meile küll linna, et Kihelkonnast ei ole vist meie ettevõttest, kuid Mustjalast juba on ja Kärlast juba rääkimata ja isegi Lümandast on ja... Palju teil rahvast tööl on praegu? Üle 100 inimest, 105, 107. Kui oleks vaja laiendada tootmist ja võtta veel tööle 50 inimest, kas te leiaksite need Saaremaalt praegu? Küllap leiaks, eks niikuinii kõik need inimesed, kes meile tööle tulevad,
oleme sunnitud ise väljaõppe tegema ja kõik on ka saanud meilt väljaõppe. Mis see miinimumpalk oleks, mille peale? Palju palka pakute, küsitakse? Ma küsin, mis see miinimum? Meil ei ole sellist mõistet miinimumpalka, et ma ütleksin... Kuidas töönõnda palk, ütleb Eesti tuntud vanasõna? Maksame Eesti keskmist palka rohkem kui Saaremaa keskmine, ütleme siis niipidi. Nii, tulles nüüd hariduse juurde tagasi, härra Holm, meil on Eestis parasjagu see gümnaasiumite seadusreform pooleli kõik ja mul on kuskilt jäänud meelde ka üks väide, et nagu üks sõltub nagu teisest, et ühte ei saa seda sellepärast teha, et teine on nagu pooleli. Et kumb siis nüüd nagu tuleks enne ära teha, kas see hariduse ümberkorraldamine viia võiduka lõpuni või ootame siis ära selle 2017, kui me lõpuks näeme, mis meil siit Eesti kaardilt siis järgi jääb või vastupidi. Sest ega me praegu päris täpselt ei tea ju, kuidas see kõik olema juhtuma hakkab. Ma arvan, et hetkel on mõtet ära oodata see 2017, kui on juba asi nii kaugel, et eelnõu on Riigikogus ja sest on räägitud ju pikalt, aga nii kaugele ei ole kunagi jõutud ja mulle tundub nii selge konsensusega samuti mitte, nagu te ise ütlesite siin alguses, et küsimus enam kas, vaid kuidas. Et kui me nende küsimuste juures oleme, siis on kindlasti mõtet praegu pigem oodata natuke ja vaadata, kuidas need omavalitsused tekivad ja siis selle pealt siis koolivõrgu otsustega edasi minna. No kui väike on teie arvates väike kool, mida tasub veel pidada? No see sõltub muidugi omavalitsuse rahakotist, aga põhimõtteliselt mingi number. No ma olen ise väikese maakooli lõpetanud, ma olin Hellamaa 8-klassilise kooli viimane lend ja meie klassis oli lõpetamise hetkel 9 õpilast. Minu meelest ma ei ole kusagilt ei hiljem ühelt ega teiselt koolilt saanud paremat haridust, kui ma sain sealt. Väike kool on igal juhul luksus, see tähelepanu, mis õpetajalt tuleb, on kindlasti palju suurem. Ei, sellist numbrit ei saa öelda, võtame Ruhnu siin näiteks, et ei olegi võimalik ette kujutada, et seal kooli ei ole, mitte mingil juhul ole võimalik ette kujutada, et seal kooli. No Ruhnu osas on võetud ka otsus vastu, et isegi kui seal on üks kooliealne laps, see kool seal ei ole varianti, et teiste omavalitsuste puhul seal peab kool olema, aga kui haridussüsteem ette kujutada, siis haridussüsteem on nagu püramiid, et mida väiksem laps, seda lähemal ta peaks olema kodule. Ei ole võimalik ette kujutada kodulähedast ülikooli ja ammugi enam mitte kodulähedast gümnaasiumi, aga algkoolid, siis mittetäielikult põhikoolid seal kuskil 6. või põhikoolid võimalikult kodu lähedal, nii et see kodu ja kooli vaheline tee oleks mõistlik. Mida väiksem, seda lähemal. Mida väiksem laps, seda lähemal. Kihelkonna on otsustanud praegu jätta endale alles vist 6-klassilise kooli. Kas meil on keegi, kes Kihelkonna kooli asjadest võiks meile? Direktor. Nii. Kuidas siis sellega nüüd on? Kas teil on väikestele lastele see kool nüüd piisavalt lähedal või läheb tulevikus kaugemaks? Mulle tundub, et praegu on piisavalt lähedal. Seda näitas ka eilne koosolek, kus oli terve seltskond aktiivseid lapsevanemaid koos ja nemad leidsid, et kool peaks olema siin ja ka tulevikus siin. No loomulikult seda tahaksid kõik, aga vaatame rahakotiga, kas te usute, et see on reaalne, et 10 aasta pärast teil on siin ka veel kool olemas? Seal ees laua taga eksperdid ütlesid, et vaatame, mis hakkab juhtuma, ega mina ei ole targem. Nii, aga põhimõtteliselt te tahaksite, et see kool siia jääks? Ma arvan küll. Muidu me ju siin täna ei oleks. Nii, kas selle kooli säilimine sõltub sellest, kas Saaremaal on üks omavalitsus või on neid 2 või N+1? Ma usun, et sõltub. Kuidas? No see on ju selge. Kas te ei tea, kuidas tulema saab, kui on üks omavalitsus? Ma ei tea, kui seal laua taga juba ei teata, siis mina ei tea ammugi. Ei laua taga see poiss teadis, et 12 lapsega ei loeta nagu mõistlikuks ja ma ütlen samamoodi, et kui on üks omavalitsus, ma arvan küll, et ei loeta mõistlikuks, et iga 9 kilomeetri järel on kool. Selge. No me 10 aasta pärast saame siin kokku ja siis kontrollime üle, et kuidas see siis ikkagi on. Andres Tinno, Läänesaare valla veel hiljutine vallavanem. Ühtegi kooli ei läinud Läänesaare vallas kinni peale seda, kui Kaarma, Kärla ja Lümanda ühinesid.
kõik on elujõulised koolid. Mis tähendab elujõuline kool? Piisav laste arv, et see on väga oluline, et ega siis liitklassid ei ole kunagi olnud see hea kasvatusviis, et ikkagi igas klassis võiks olla ikka teatud arv lapsi, et neil tekiks ka oma õlgala tunne ja ka korvpallimeeskonna moodustamise võimalus. No üks asi on nüüd see laste arv, aga tegelikult on küsimus ikkagi selles, kas meil on nende laste koolitamiseks raha või ei ole. Tähendab, rahast hakkab asi peale. Me võime tõesti pidada ka niimoodi 3 lapsega kooli, kui meil selle jaoks on raha ja võimalust. Sinu hinnangul, mis numbri pealt võiks minna see kriitiline piir, kus tõesti vald ütleb, et ei, sorry, seda on liiga vähe? Ma arvan, et esimesed 4 klassi võiks ikkagi laps õppida võimalikult kodu lähedal. Et edaspidi, kui tulevad täisained ja täiendavad ained, et siis on juba selline kaalumise koht, et saada häid õpetajaid ja et nad oleks tasustatud. Et siis läheb keerulisemaks. Nii et praegu Läänesaare valla kõik koolid kestavad edasi, sa mingit probleemi siin ei näe nende tuleviku osas, sellistena nagu nad praegu on? Läänesaare valla tekkimisega Lümanda kooli õpilaste arv suurenes tunduvalt. Nii? No mis te arvate, mis edasi juhtub? Ma ei tea, hakkab järjest ja järjest suureneb. Ei, me pooldame seda ja kuna meil on Kaarma ajast ikkagi kogemus olemas, et nii Aste kui Kaarma kool olid üksteisest linnunelud 7 kilomeetri kaugusel, et ühe kooli kinnipanek aitas teise kooli elule. Et kui alguses olid mõlemad sellised hädised ja remontimata ja nii edasi, siis täna Aste kool tänu sellele, et ikkagi üks kinni pandi, jäi ressurssi kõvasti üle ja on üle 100 lapse ja kõik kohad on nii-öelda täis. Selge. No kui me nüüd eeldame seda, et me saame endale mingil hetkel ühe suure Saaremaa valla, siis selge see, et neid kõiki praeguseid olemasolevaid koole ilmselt alles ei jää. Küsimus on selles, et kes siis hakkab neid otsuseid tegema, kes on nüüd see, kes ütleb, et näed, selle kooli me jätame ja selle kooli me paneme kinni. Mis te arvate? Kes selle otsuse võiks enda peale võtta? See kohustus on koolipidajal, kohalikul omavalitsusel otsustada missugune on see koolivõrk, et siin ei ole teist vastust. Nii, mis teised arvavad? Ega kõik tahaksid olla head inimesed, et hoiame ikka oma kooli edasi ja loomulikult oma on ikka armas. Mul nagu varem räägid sellest, et selle koolivõrgu ümbertegemise võiks teha peale omavalitsuste reformi lõppu, aga ma nagu mõtlen selline lihtsalt, et tegelikult ju ei ole vahet, kuidas me Saaremaa või Eestimaa peale neid jooni tõmbame, kas me tõmbame ta 20 tükiks või tõmbame ta 200 tükiks, et lõppkokkuvõttes koolide asukoht ja kus on keskkool ja kus põhikool ja kui suur see põhikool või algkool on, see ikkagi peaks olema nagu mingi teistest loogikatest kui see, millised jooned on üle Eestimaa tõmmatud, et see on ainult ju inimeste vahelised kokkulepped, et see on pigem nagu see koolivõrgu arendamisel igal juhul tuleks vaadata, et see algklass jääks ikkagi tõepoolest sinna 10 kilomeetri kaugusele. Ma ise olen käinud põhikoolis, mis oli küll 10 kilomeetrit, aga ometi sõitis koolibuss sinna tund aega, et ma ei kujuta ette, kui see koolibuss peaks sõitma sinna 1,5 tundi korjates siin üht-teist, sest et kool asub 40 kilomeetri kaugusel, et see oleks päris hull. Noh, kõik paneb paika ikkagi 2 asja. Esimene on see sama raha ja teine on see laste arv, sest keegi tark inimene on väga ilusasti öelnud, et kohutavalt raske on kooli pidada, kui lapsi ei ole. Ja midagi ei ole parata, kui lapsed ühel heal päeval lihtsalt ühest piirkonnast otsa saavad, siis ei ole selle kooliga mitte midagi peale hakata. Regionaalpoliitika algab sellest, et riik vaatab näoga maa poole, mitte ei ütle, et tulge linna elama. Nii lihtne see ongi.
Aitäh, Aldo Lauri. No, regionaalpoliitika kohta on öeldud ka, et sellel on väga palju sarnast Loch Nessi koletisega, et kõik temast räägivad, väidavad, et on olemas, samas ei ole keegi teda oma silmaga päris täpselt näinud. Aga räägime natukene kultuurist ka, et me väga hariduskeskseks ei jääks. Me oleme siin kaunis Kihelkonna rahvamajas. Kui see maja 2009 valmis sai, siis oli kosta ju neid hääli ka, et taevakene, no kellele, milleks? Nii suur, nii uhke maja kuhugi Kihelkonnale. Kellele, milleks? Seal ei ole ju 10 aasta pärast enam ühtegi inimest. No 10 aastat saab varsti täis. Inimesi on küll ja veel ja ma arvan, et ega see tänane üritus ei ole siin sel nädalal ainukene, et rahvast käib siin küll ja veel. Kultuurimaja juhi Anneli käest on hea küsida, et kui mõttetu maja see siia siis tehti 2009? Võib-olla see oli 2009 mõttetu maja. Täna 2016 on see väga mõttekas maja. Aga 2029? Veelgi mõttekamaks muutub, kui see kool meil siin alles jääb. No kui kool ei jää, rahvamaja ikka jääb? Rahvamaja jääb, sest rahvast ka jääb. Kui oluline teie arvates siis on selle maaelu püsimisel üks selline rahvamaja, nagu ta siin on? Noh, kool ka muidugi, aga Anne? Minu jaoks on väga oluline. Mulle meeldib selline väiksem kogukond, et ma arvan, et väikesed koolid ja väiksed kogukonnad on palju tugevamad kui suured kogukonnad. Et Kihelkonnal me võime ju rääkida, et siin on vähe inimesi, aga ma arvan, et siin on piisavalt neid. Ja kui kaob ära ka kool Kihelkonnalt, siis ma arvan, et väga paljud inimesed otsivad endale töökoha linna, sest laps on vaja ju panna kuskile kooli, kus ta oleks kõige ligem käia siis koolis. Et ka minul on 2-aastane laps praegu kodus ja mul on sealt 14 kilomeetrit Kihelkonnale. Busse meil käib ainult 2 korda nädalas. Tellimisel kui vaja, aga mismoodi see laps mul kooli läheb, et kui küsitakse, et miks sa last lasteaeda ei too, siis siit tulebki see moraal, et hommikul ma sõidan 30 kilomeetrit, õhtul sõidan 30 kilomeetrit, et kas see on mulle kasulik. Ja ma käingi tööl koos oma lapsega ja ootan siis, mis siis saab, kui ta peab kooli minema, et kas see kool veel on alles või pean sõitma 50-100 kilomeetrit hommikul kuskile kaugele, ma ei kujuta ette, kus siis kool on, kui Kihelkonnal ei ole. No see ei ole küll päris tänase arutelu teema, aga minu mäletamist mööda veel kevadel võetakse vastu ka otsus selle kohta, et omavalitsuse ülesannete hulka hakkab edaspidi kuuluma ka ettevõtluse arendamine ja kohalik transport. Samas ma veel täpselt ei tea, kas nüüd enne suve tuleb ka otsus selle kohta, kuidas neid mõlemaid ülesandeid omavalitsus rahastama hakkab. Kalle, oled sa kursis? No ma saan nii palju öelda, et Rahandusministeerium tegeleb sellega, millal see täpselt eelnõuna Riigikokku jõuab, jääb vastuse praegu võlgu, aga arutelud käivad selle. Nii et see transport on tegelikult siis meie tulevase ühisvalla otsus, et kas te saate hommikul kooli ja õhtul koju ka või saate hommikul kooli ja õhtul koju ei saa? No võib-olla jõuamegi... Transport Kihelkonna vallas on natukene suurem probleem on Vilsandile minek ja tulek on Kohvisaare tee. No, me võime ka jõuda ju sinnamaani siis lõpuks, kus minu ema elas, et kui me oleme väikesed, siis me läheme juba 7-aastaselt viiakse kaugele kooli siin pühapäeva õhtul ja tuuakse reede õhtul koju, ja kasvasid ka inimesed ja väga tublid inimesed. No kui me siin täna leppisime kokku, et me ei arutle enam niivõrd selle üle, kas, sest haldusreformi on tehtud meil ju kaua ja lõpuks ometi oleks aeg ta siis ära teha, et arutleme selle üle, et kuidas me siis suudaksime selle ühise Saaremaaga niimoodi edasi minna, et sellest meile kõigile kasu ja tulu tõuseks. Andres, öelge, mis te arvate, mis me peaksime praegu selleks oma selleks eesmärgiks seadma, et kas ikka see üks või ida ja lääne või mis te arvate? Ma isiklikult arvan,
et kas meile see meeldib või ei meeldi, et kindlasti see üks tuleb. Et see on aja küsimus, et efektiivsem oleks minu meelest see praegu ära teha, rahulikult läbi mõelda, kuidas need asjad käima hakkaksid. Ja kui räägiti transpordist, siis ma tõesti arvan, et transport on see väga tähtis. Eelkõnelejatele tahaks nii palju öelda, et kui me täna väga teravalt arutame või tõsiselt arutame Kihelkonna kooli jäämisest, siis võib ju meenutada seda, et ju ka Kihelkonna kool on ise loodud 4, 5, 6 erineva väikse kooli baasil, mis kõik siin ümbruskonnas olid need siin Viki külas kool, Rootsi külas oli kool, mis siis 20. aastal ühinesid ja vist Kihelkonna kool, kui selline tekkis alles 32 või 33. Nii et eks nendel inimestel oli ka omal väga kurb, kui nende külas see kool ära kadus ja küllap nad arutasid midagi taoliselt ka täna selles osas. Aga kui me vaatame, et inimeste liikumise kiirusel omal ajal võiks öelda, et võib-olla 5 kilomeetrit tunnis, siis täna liigub ikkagi buss 60 kilomeetrit, 50, 60, 70 kilomeetrit tunnis, et see kiiruste vahe on 10 korda, siis võib ju mõelda nii, et ka see distantsi vahe võib siis olla 10 korda suurem. Ka kõik need suhtlusviisid, telefonid, mis on väga kättesaadavad, et need kõik peaksid aitama hoida suhet lastevanematel, õpetajatel, lastel omal vahel. Täna on ju kõikidel lastel telefonid olemas, kõikidel täiskasvanud inimestel on telefonid enamus ja augud olemas. Et see on nagu üks asi. Samas oli ka kultuurimajast juttu, siis ma peaksin ütlema, et kultuurimaa väärtus on kindlasti väga suur, et ise elades Mändjala külas tundus mulle, kui Nasvale ehitati kultuurimaja või rahvamaja, siis natuke ma suhtusin sellesse skeptiliselt, mul on tohutult hea meel, et ma olen eksinud selles, ma näen, kuidas see rahvamaja on seal tööle hakanud. Võib-olla Nasva küla natuke teistmoodi, natuke teistsuguse struktuuriga, kui on võib-olla Kihelkonna linna lähedus mõjub siin väga kindel tegevussuund ja nii edasi, palju ettevõtteid, et selles mõttes nad natuke erinevad. Aga selge on see, et rahvamaja on see kultuuri südam, et võib-olla tuleb tulla sealt koolil ka ühel hetkel siia, kui see kool jääb liiga väikseks. Aga ma arvan, et kas Kihelkonna kool jääb või ei jää, selle otsustada ikkagi lapsevanemad ühel hetkel, et suur hulk lapsevanemad, nagu ma olen kuulnud, on ühe otsuse teinud eelmise aasta sügisel. Eks ma arvan, selle aasta sügis otsustavad need lapsevanemad ise edasi, kuidas ja mismoodi see kool edasi läheb. No üks asi muidugi on ju ka need vahemaad, et mis meie jaoks Kihelkonnalt Kuressaare võib-olla on pikk maa. Jana, te elate Tallinnas kus kohas? Kesklinnas. Nii, ja tööl käite ka sisuliselt kesklinnas? Mõnikord Tartus, sest ministeerium on Tartus. Ja. No teil on eriti pikk tee. Aga inimesed, kes elavad näiteks Pirital ja käivad tööl näiteks, ma ei tea, Mustamäel või Õismäel, mitu kilomeetrit see teeb umbes? Ma arvan, et siin on isegi kilomeetrit, võib öelda, et siin on umbes 15 kilomeetrit, aga küsimus on selles ajas, mis sinna sõiduks läheb, ummikud ja kõik muu selline, nii et siin on ühelt poolt nii aeg kui pikkus, siis mõlemad tuleb arvesse võtta, nii et sehkendamist on palju kindlasti inimestel, kes ühest linna otsast teisele lähevad. Nii et me oleme lihtsalt siin oma hea eluga ära harjunud, et Tallinnas sõita hommikul 1,5 tundi tööle, see ei ole mitte mingisugune probleem? Ei, kindlasti mitte, jah, eks olukorrad on erinevad muidugi maal ja linnas, et seda tuleb pisut arvestada. Me ju sõidame samamoodi linna. Jah, aga mis puudutab seda koolide säilimist või mitte säilimist, siis tõepoolest see 12 ei ole ju suur ega ei ole ütleme siis väike number juhul, kui see järgmine kool asub kuskil 40-50 kilomeetri kaugusel, aga kui tõesti ühele poole on 9 kilomeetrit ja paljusid teisele poole võib olla mingi 15 kilomeetrit või natuke peale, siis see olukord on kindlasti keerulisem ja mul on tunne, et kui omavalitsused ühinevad, et võib-olla ühel hetkel hakkab ka see endise naabervalla kool muutuma oma kooliks, et see tähendus aja jooksul muutub, kindlasti see juhtub kohe, sellepärast, et inimesed on käinud siin samas Kihelkonna koolis, see on nende kool, see on nende koht, et see võtab aega, aga kindlasti see liitmine selle võimaluse annab.
ja noh, tõepoolest õige ongi see, et tähtis ei ole see, kes formaalselt otsustab seda, kas kool toimib selles piirkonnas või mitte, vaid see, mida lapsevanemad teevad ja see on kõige selgem märk kooli tuleviku kohta, et kui need, kes elavad siin lähedal, valivad oma lapsele teise kooli, et kui siin on sellised trendid, ma ei tea täpselt, et ei tulda oma kooli, siis see on tõsine ohumärk muidugi, et siis on valik tehtud. Oleme selle sissejuhatuse nüüd ära lõpetanud. Me räägime asjast. No. Tähendab, mul on selline ettepanek, et härra valges pluusis räägib väga tarka juttu, aga ma ei saa aru põhimõttest, miks me siia tulime. Me räägime regionaalpoliitikast, me räägi põhimõtteliselt sellest, et kas kool on või ei jää. Me räägime sellest, miks meil jääb inimesi üleüldse Eestis maapiirkondades vähemaks ja mida me jahume siin selle kooli ümber. Räägime asjast, eks ole, Kalle. Mis on meie point? Meie point on selles, eks ole, kas riik vaatab näoga maa poole või ta ütleb, et tulge linna elama ja unustage maaelu ära. Selles on point. Kui ma sulle selle küsimuse esitasin siia, rääkisin sellest, siis sa hakkasid ennast väga ebamugavalt tundma. See on psühholoogia. Ja sellest sa ei taha rääkida, sellepärast, et sa ei oska sellest midagi ütelda. Sest riik on juba selle rongi juba lasknud mööda. See rong on läinud. Ma igaks juks ütlen, et mulle öeldi, et teema on haridus ja kultuur, sellepärast ma rääkisin sellest, et ma olen võimeline ka teiste teemade rääkima. Valdo, kõik on selles mõttes väga vahva, aga mina küsiks vastu, et aga kes on see riik? No võt, aga siis ei saa öelda, et riik on selja pööranud, sa oledki see riik. Valitsus, kes otsustab selles mõttes, me oleme usaldanud oma hääled valitsusele, kes meie eest võtab vastu otsuse. Nii, Riigikogu liige, mis sul on selle peale kosta? Kõik millegipärast vaatamata tungivatele palvetele kolida Tallinnasse elama, millegipärast kõik ei ole läinud veel. Ma ei tea, miks nad siin on. Ma saan aru, et kraadid hakkavad vaikselt kõrgemaks tõusma, väga hea, diskussioonis sõltub tõde. Räägige asjad. Mida sa kuulda tahad? Ma tahan seda kuulda, et mida riik teeb selleks, et ühesõnaga, et maa, et mida oled sina teinud selleks, et oleks maal töökohad, et kui palju sa maksu maksad, mida saab pärast jagada ja nii edasi? Mina tulin maale, alustasin nullist, tegin nullist, taastasin ühe talu Eesti riigile. Kas seda on vähe? Vastad sa sellele küsimusele ka, palju sa maksu maksad? Sina maksu maksad. Vahet ei ole. See on väga suur vahe ju. Maksudest tuleb ju riigikassa ja seda jagatakse ringi. Tähendab, alustame sellest, et ühesõnaga, et oletame, et ma elan linnas, oletame, ma elan praegu Tallinnas ja oletame, et mul on siit aukumisest Tallinnast ja ma tahan maale elama. Mida teeb riik selleks, et mul tuleks säbe silmadesse ja ma tahan maale elama tulla ja ma tahan tulla elama? Ja siin on kaks näidet, kes on tulnud maale elama. Oota. Miks te tulite maale elama? Soosin inimesele võimalus tulla maale elama. Miks inimesel läheks seda käima, et ma tahan nüüd linnast ära tulla? Ma müün kõik sirgelt maha ja tulen maale elama. Maa elamine on privileeg, sul on privileeg, see samamoodi ja mul see privileeg. Asi pole selleks, et palju tahavad tulla maale elama, aga nad ei saa, sest siin ei ole tööd, siin ei ole koolid lõpevad ära. Tegema selle töösuna. Aga ongi asi selles, et kõik on välja surnud, kõik suretatakse vaikselt välja. Nii, meil on... Nii, te võite pärast jätkata dispuuti, see ilmselt... Ja, et mul on siin on kaks ehedat näidet, kes on tulnud linnast tagasi. Isegi rohkem näiteid, palun. Paar aastat tagasi käisin siin Kihelkonna külas üks Rootsi vabakutseline ajakirjanik ja fotograaf. Ma ei oska ta nime praegu välja öelda. Ja vaatas siin alev vahel ringi ja küsis, et palju te siin rahvast elab? Mõtlesin, umbes 400 inimest. Ütles, et ega teile siin 2 kauplust või? Rikkad inimesed olete. Kui meil Rootsis oleks sellises maakohas 400 inimest alevis, meil oleks esimene kauplus 50 kilomeetri kaugusel. Ja kui te olete Rootsis käinud, sõitke Stockholmist 300 kilomeetrit põhja poole ja vaadake, millised need külad seal välja näevad. Need ei olegi seda näha.
Need on kõik tühjad. Meil on selles mõttes suhteliselt hästi, sellepärast, et meil on viimase aasta jooksul valde elama tulnud vähemalt 4 noort peret. Ja tegelikult need pered ei ole ilmselt küsinud riigi käest, et mida see riik nüüd selle heaks teinud on, et me siia elama saaksime tulla. Nad lihtsalt tulevad. Ja mu meelest oleks mõistlik küsida nende inimeseks, miks nad tulevad. Mitte oodata seda, mida riik peaks tegema, teeme ise midagi. Mu meelest on see mõte, et ise peaks midagi tegema. Ei, ära võtta. No, nagu me oleme aru saanud, siis kihelkonna kauplustel läheb väga hästi ja jätkuvalt. Härra Reinso, äkki on mõni hea nõuanne, kuidas siis teha nii, et inimesed ei läheks kõik Tallinnasse elama, et millegi pärast ikka keegi elab siin? Katariina on liiga kristiline, on ju? Kuidas teha nii, et inimesed ei läheks ära? Ma usun, et inimesed ei lähegi ära. Et nagu just äsja siin kõrval ütles naabrimees Leevi, et on tulnud mitu noort peret juurde ja ma loodan, et see tendents jätkub siiapoole suunda. Aga need on üksikud. Nii lihtne see ongi siis või? Need on üksikud hullud, need ei ole, see ei ole minusugune. Nii, 2 hullu on meil siin. Mina ei tulnud siia elama riigi pärast, mina tulin enda heaolu pärast. Mul on siin hea, mul on siin turvaline, ma olen siin loodusega suhestunud ja mulle meeldib see teatud eluetapist alates. Mis ma ütlen, mina elan siin, et mul sai 10 aastat täis selles, mina tulin oma ema jälgides tagasi ja on küsitud nüüd, et kas ma tahaks tagasi minna Tallinna poole, ei taha, mu kodu on siin ja mul on siin hea olla ja ma loodan, et ka minu lapsed enam veel kindlasti ei tule, aga juba oma lapselapsed hakkavad siiapoole liikuma ja ma tean paljusid noori, siin oli jutuks, et tulid noored pered, need ei ole tulnud niisama, nad on haritud, nad on tegusad, nad on väga teadlikult tulnud, mitte see, et nad mujale ei sobitu ja just nimelt see, et nad on selle piirkonna, mis on looduslikult väga kaunis, kus on lastel väga hea kasvada ja elada, on valinud omale koduks, näitab ära, et see koht on seda väärt, et siin olla elada. Nii, no siis küsiks veel mõne inimese käest, et miks te ei ole Tallinnasse ära läinud? Kes meil siin on? Tallinnast mõni ära tuli. Miks sa ei ole Tallinnasse läinud ära? Ma käisin. Käisid ära ja tulid tagasi? Jaa, tulin koju tagasi siis, kui lapsed sündisid ja oli aeg, tegelikult me tulime varem, siis kui ma jäin koju esimese lapsega ja mees otsis siia Saaremaale töö ja siis kui tema sai ja mina olin sel hetkel vaba inimene, et siis me tulime ja edasi on juba ajalugu, et ühel hetkel tegelikult me tulime Leedrisse meile koju. Siis ostsime linna laenuga korteri, siis kõik elu käib linnas, Kuressaare ja suured koolid on ainsad normaalsed valikud inimesel elus. Aga siis mingil hetkel läksid silmad lahti ja kui meil on Lümandas selline kool, siis see peaks, ma ei tea, mis peaks viga olema, et oma last sinna mitte panna ja siis me ostsime linna laenuga korteri ja siis järgmine aasta kolisime koju maale tagasi, et ma maksan oma korteri laenu linnas, aga elan maal. Aga absoluutselt õiged otsused tegelikult, et ma iga päev tänan ennast selle eest, et see nii kõik läinud on. Aitäh, Jaanika Tiitson. Siis võtame kohe järjest. Tiina Luks, käisid ju ka ära, olid tükk aega Tallinnas, olid ka vist ministeeriumis lausa järjega. Ikka tulid Saaremaale tagasi, miks? Lausa ministeeriumis, jah. See on nagu mingi staatuse märk tundub vahel. Aga sama asi, et mina läksin tegelikult ka selle teadmisega, et ma tulengi tagasi ja ootasin ka sobivat hetke, et oleks töökoht. Olin sellel avatud, kui see pakkumine mulle tuli, et ma saaksin Saaremaal töötama hakata, siis sellel samal hetkel tegin selle otsuse ja põhimõtteliselt järgmisel päeval tulingi tagasi. Ja mina olen ka üks selline ilmselt nagu mitte väga tavaline ja nähtavasti suhteliselt rumal inimene, kes elades Kuressaares, kui ma tagasi tulin ja kui minu laps sai lasteaiaealiseks, siis elasin ja töötasin linnas, last viisin kas 3 aastat ja igal hommikul Kärlale lasteaeda. Viisin lapse sinna ja siis tulin ise uuesti linna tagasi
ja kui ma seda vahel mõnele inimesele räägin, siis nad vaatavad mind kui ilmutust. Aga ma teadsin, et mu tulevik saab olema seotud Kärlaga ja et mu laps läheb kunagi Kärla kooli. Et olen ka selliseid rumalusi teinud. Nojah, mis ei kõla tegelikult üldse väga rumalustena. Küsiks, palju siin seltskonnas on neid inimesi, kes on tänasel päeval töötud, ametlikult töötud? No tore, Jaanika Tiitson ja Andres Tinno, 2 töötud meie siin seltskonnas. No ma arvan, et ilmselgelt vist väga kauaks teile seda staatust ei jagu, et küll ma lohutan teid, küll te leiate endale midagi. Ülejäänud on kõik, kas siis eakamad inimesed on pensionil või teised, kõigil on töö olemas. Siin samas koha peal või kes teist linnas tööl käib? 1, 2, 3, 4, 5. Nii. Kui me nüüd saame endale selle Suur-Saaremaa või nimetame teda siis kuidas iganes, fantaseerige, kui palju teist siis hakkab linnas tööl käima? Keegi julge öelda. 1. Nii, teie siin laua taga, mis te arvate, kas see, kui meil tekib üks Suur-Saaremaa, kas see tähendab seda, et täna nende 2 töötu asemel on siis siin 10 aasta pärast, kui sama seltskond kokku saab, on siis rohkem töötuid või neid, kes peavad linnas hakkama tööl käima? Ma arvan, et selles küsimus võib-olla väga suurt pahet ei ole, et tõsi, eks siin võib-olla tööjõudu võiks vabaneda mingil määral vallaametnike näol, aga ma ei ole ka kindel selles, et tulevad ju uued teenused ju juurde, et tuues ikkagi näite jälle aastasse võib-olla esimese vabariigi aja lõppu, siis oli ju ainult vallas 2, 3, 4 inimest, kui aeg läheb edasi, kogu aeg tuleb ju rohkem neid, ka teenuseid, mida on vaja osutada, tuleb rohkem mõnedesse piirkondadesse, kus rahvastik rohkem pananeb, tõenäoliselt tuleb toetada seda piirkonda rohkem vastavate teenustega, kus on nooremad inimesed rohkem, seal võib-olla ei ole vaja nii palju. Samas ju ka valdades, kui palju siis ikkagi tavalisel lihtsal inimesel vallavalitsusse satub tegelikult. Mina ise satun, ei satugi üldse sinna. No ei ole ju põhjust minna. Mis ma seal siis teen seal vallavalitsuses? Kui ma räägin vahest võib-olla oma tööga seos, siis ma satun küll mõnda omavalitsusse ja mõned detailplaneeringud või mõned avaldused või mingid muud sellised asjad või küsitakse mingi asja kohta arvamust, siis on ise küsimus, aga see, kui ma valla elanikuna ei satu vallavalitsusse, pole põhjust minna midagi. No Anne, teil ei ole ilmselt lootustki hakata Kuressaares tööl käima, sest te ei saa oma hobuseid sinna Kuressaarde kuidagi viia. Te peate ikka töötama seal, kus te praegu töötate ka siis, kui meil on 1 suur või 2 suurt või mis iga. No mina kindlasti kuskile mujale nüüd ei lähe. Ma olen juba selline nagu enamus inimesed, me oleme ellujääjad tüübid ja see ei sõltu sellest, kas on suur vald või väike vald, et kui inimene tahab maal elada, siis tegelikult olenemata ka sellest, kas meil on vallavalitsus või on meil kool või me ikkagi elame seal maal. Et kui palju tulevikus riik panustab inimestele, et nad maal saaksid elada, et see on juba riigi enda teha, aga inimesed üldjuhul ei oota ju riigilt tegelikult abi need inimesed, kes juba elavad maal. Me oleme sinna sattunud ja me elame seal ja me elame nii, nagu kunagi ammu elati ja oleme nõus oma lapsi ka koolitama, ma arvan, kodus, kui on väga vaja. Ja mina ei tea. Harli? Ma ei oska selle peale rohkem. Teie tulevik Suur-Saaremaa vallas? Nimetame teda nii. No ma tegelikult seda Suur-Saaremaad ausalt öeldes natukene kardan, et ikka mäletan tegelikult 3 aastat tagasi toimus üle Eesti siis väikeste päästekomandode sulgemine ja siis sealhulgas ka reisikomando suleti ja siis Päästeameti juhid kirjeldasid siis seda kui võimekuse tõusu, samas kui mingis piirkonnas see komando ära kadus, et ma ütleks sedapidi, et asjale, et kõikidele ju on
arusaadav, et koha peal, kus see komando kadus ära, mingit võimekuse tõusu ei ole, et see on kadu. Suures pildis võib-olla see võis midagi olla. Kohalik inimene kaotas. Samamoodi on vallaga, ma näen. Oleks imelik, kui meil näiteks üks väikene vald ära kaob ja me ei tunneks erinevust, kui on tulnud suur vald, siis tähendaks see ju seda, et see väike vald oli mõttetu, et mingit abi ei tulnud. Inimesed peavadki tundma seda valla ärakadumist üheks suureks vallaks, sest et igal juhul see väike oli efektiivsem. Küsimus on rahas. Ma ei väidagi, et see praegune omavalitsuste süsteem, kus vabandan väga Undresti eest, näiteks Torgu vallas on vist 200-300 inimest, ma arvan, et Tallinnas on üks kortermaja võib-olla nii suur. Lasnamäel on üks torn, on 200 inimest elab sees, et selge see, et see hajaasustus ja kõik see inimeste arv sunnib sinna suur vallane, aga ma kardan seda suur valda natukene. No kartus teinekord on mõistlik. Inimkond võib-olla ongi tänu sellele tänase päevani vastu pidanud, et ta mõnda asja kardab. Ei läinud mammutiga kohe kaklema paljaste kätega, kartis pisut, ootas, kui mammut ära väsib, siis läks kallal. Janar, te olete meil siin täna ministeeriumi ja riigi esindaja. Riik on saanud meil siin üsna kõvasti nahutada. Kas asja eest? No, kindlasti on asju mida riigi poolt ju vaadatuna saab paremini teha, ja kindlasti on ka asju, mida saab palju paremini teha. Et selles ei ole kahtlust, et ei taha uuesti siin nagu õli tulle valada, aga näoga või seljaga, et kui puht praktiliselt vaadata, siis mis seal salata, et kui vaadata raha, linn versus maa, siis see raha, mida riigieelarve kaudu laiali jaotatakse, siis proportsionaalselt see pea kohta ikkagi jaotatakse linnade raha piirkondadele laiali. Nüüd on küsimus, kas see valikud, kuidas seda raha jaotatakse ja kasutatakse, on alati mõistlikud. Mitmed toetussüsteemid või toetusskeemid põhinevad või rahastavad just nimelt maapiirkondi või ütleme siis väljaspool suurlinnu olevaid piirkondi, aga eks kindlasti rahva ootus riigi suhtes on suur, et on asju, mida parandada, ma arvan, et on asju kindlasti, mis on ka siiski päris hästi. No üks asi on kindlasti, mis siit ka minu meelest täna välja tuli, et me võib-olla ei peakski selle riigi peale nii palju lootma ja sinna riigi poole vaatama, et ega riik ei tule meil pliiti kütma ega kartulit üles võtma, need asjad me peame ikka nagu ise ära toimetama, et võib-olla oleks mõttekas võtta rohkem asju ise ette ja mitte jääda lootma riigi peale, sest mis on ise tehtud, see on tehtud, olgu siis kui hästi või halvasti, pärast pole süüdistada ka nagu kedagi. Eks ikka kodused toimetused tuleb ikka endal ära teha, aga ootus sellele, et riik päris nagu töökohti luua saab peale selle, mis puudutab riigiasutusi ja kõik muud, et riik saab luua tingimusi selleks, et töökohad tekkida, aga see on kindlasti selle kohaliku initsiatiivi küsimus, et need töökohad tekiksid, et tuleks veel 50 juurde või 100 juurde veel parem või et see on ikkagi kohalike inimeste aktiivsuse küsimus, mis puudutab ka koole tegelikult, kõik on aktiivsuse küsimus. Vaatan siis mandri peal ringi, täiesti uskumatu koht on Olustvere, seal on kutsekool, mis kõigi reeglite järgi peaks kinni elama, seal oli inimesi, seal on lähedal on Viljandi, kus õpetatakse põllumajandust, on Türi, kus õpetatakse põllumajandust, kool elab. Samas on Helme, kus Forseliuse ajast 500 aastat tagasi ligi, natuke vähem küll, 400, on suur haridussüsteem püstinud, enam ei ole kutsekoole, on teised riigikoolid sealt kadunud, nii et seesama aktiivsus ja see nõudlikkus tegelikult ka, mis siin selle küsimusega tõstat, et see on see, mis ei aita sellel kohavõimul surra, nii et ma arvan, et see ägedus on äge tegelikult. Ja kui me võtame ka tänase saarte esikülje lahti, kus on juttu Ida-Saare vallast, mida me Orissaares ka muidugi panime hääletusele, et kes siis selle poolt on, et kuidas võiks välja näha see Saaremaa, kui on Ida-Saaremaa ja Lääne-Saaremaa, siis siin ütleb Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik Sulev Valner, et selle riskiga peavad nad arvestama, keegi ei garanteeri, et neid ei liideta, ühesõnaga jutt käib sellest, et see tekib, kui ta tekib, see Ida-Saare vald ei ole siiski piisavalt suur ja peale 2017. aastat võib riik vaadata, et sinna tuleb ikkagi keegi veel juurde liita. Et mõistlik oleks tänasel päeval võimalikult palju asju ise
läbi rääkida, ise omavahel selgeks vaielda ja ise ära otsustada. Sest õige varsti tuleb see hetk, kus enam meie käest seda ei küsitagi. Meile öeldakse, teie otsustamise aeg on mööda saanud. Te ei kasutanud seda aega õigesti, te ei kasutanud seda aega mõistlikult. Ja siis ongi nii, et siis me peamegi leppima selle otsusega, mille teeb riik, olgu siis näo või seljaga rahva suunas, kuidas kuskil on. Kahjuks ei ole riik siia saadik küll mitte midagi otsustanud. Tohutu jama on, kui inimene peab altama hakkama nüüd omal mingit asutust tegema siin terve Saaremaa suhtes. Räägitakse mingist 5000. Tuleb järgmine partei, ütleb 11 000. Tuleb mingi kolmas nägu, ütleb järsku 50 000. No järsku meil on 300 000, panen Pärnu linnaga ka kokku. No täiesti savi. Riik ei ole mitte midagi ülevalt alla kirjutanud. Selles mõttes ta räägib, mis võiks kõik tulla. Pangu seadus välja, 2 aasta jooksul on nii. Kalle, riigi ja rahva esindaja, mis see järgmine number tuleb, kas 5000, 11 000 või läheme Pärnuga ka kokku, et kas need numbrid, need kuidagi muutuvad nii sageli, et päris täpselt ei saa enam aru, et mis see lõplik on, kas keegi teab seda üldse? Numbrid muutuvad nagu elu, aga see oli naljaga öeldud. No seaduses on sisse kirjutatud miinimumnumber 5000. 5100. Nagu ma algul ütlesingi, et ma loodan, et jaanipäevaks on see seadus olemas. Kas keegi rabeleb? Me arutame ja. Kõik käivad koos, muudkui ühineme. Mis asi see on? Jamas on. Minu arust Tõnis ütles väga ilusti selles mõttes, et tark on ju ise otsustada, mida tahetakse teha, mitte see, et kusagilt tuleb käsulaud, et nüüd teeme niimoodi. Nii. Selle kooli kohta oli ka küsimus. Me võime selle kooli sisse kirjutada ju, kui me nüüd läheme ühisvallaks üle kõik Saaremaale. No meie hirmud on ikkagi tegelikult ka põhjendatud, sellepärast nagu Tõnno ütles, et volikogu ju otsustab pärast. Okei, esimene koosseis, see on meie poolt valitud, seal on meil seadus taga, see, mis me esimese sisse kirjutame. Aga teine volikogu, kes kokku tuleb, see paneb meie koolikohe pauh kinni, sellepärast temal pole üldse rentaabel. Temal on ilus Exceli tabel ees, need rahad jooksevad sedapidi ja teised rahad jooksevad teistpidi. Ja kõik, me olemegi ilma koolita. Kas me siis tahame siin kooli või ei taha? See on jõulusti. Julgeb keegi vaielda. Keegi ei julge vaielda. Nii, teeme siis siin ka sama triki nagu Orissaare rahvamajaski. Et hääletame siis siin ka, et kes on 2 varianti. Kas on üks suur Saaremaa, see on üks variant, või siis on mõni teine variant. Ärme täpsusta, kas Lääne-Saaremaa, Ida-Saaremaa, Põhja, Lõuna, mis iganes. Et kes on selle poolt, et tulevikus võiks... Küsimus tänase kokkusaamise lõpetuseks. Kelle arvates on hea mõte, et tulevikus on üks suur Saaremaa? Nii. Ja teine variant, kes on selle poolt, et on mõni muu variant? Teised variantid on alati. No nii. Ja nüüd 3. küsimus, kes on Kihelkonna valla poolt? See on kõige tähtsam küsimus. Jah, võib-olla tõesti, kes on Kihelkonna valla poolt, viimane küsimus, aga see on juba teie endi teha. Selles osas ei saa riik teid kuidagi aidata, te peate ise. Nii, järgmine kord saame kokku valjamist.